siia mõnusate Apollo raamatu riiulite mitte vahel, lähedusse, kus ma arvan, et on väga paslik mõtteid vahetada, arvamusi jagada selle raamatupoe vaibile omane. Ja mul on väga hea meel selle üle, et maksud kui selline teema on teid kõnetanud ja te olete täna seda tulnud siia kuulama. Et maksud üleüldiselt meil ühiskonnas teinekord võib-olla ei ole liiga hea emotsiooniga teema. See on ju kellegi rahakotis surkimine. Keegi tahaks midagi saada sinult, sinu ettevõtet. Aga samas maksudest me keegi ei pääse, me kõik käime poes, me kõik käime tööl, me investeerime, me tegeleme ettevõtlusega ja maksud on tahastavad meie lähedal ja meie juures. Ja seega on minu mõtteviis vähemalt sellesse maksumaailma sisenedes, kui ma juba noorena oli see, et kui midagi on paratamatu, siis mõistlik on sellest aru saada. Sest et kui sa ei saa aru, siis on kui keeruline sellega toime tulla. Ja sellega seoses siis me mõtlesimegi, et maksudest on paslik täna rääkida. Mina olen Kaisa Koščik, tulen Sisekaitseakadeemia Finantskolledžist ja õpetan seal tudengitele maksuaineid. Ja lisaks sellele siis oma igapäevatöös veel olen ka õigusnõustamise ettevõttes fond ja maksunõustaja. Mis see tähendab, on see, et aitan ettevõtetel, vahel ka eraisikutel oma maksuasjad hallata, hoida korras, nii et ei oleks liigseid riske. Ja täna minuga siin on arutamas maksuteemadel kaks head kolleegi, kes ennast ise tahavad kindlasti tutvustada. Liia, ole hea. Aitäh, kuna mikrofon on minu käes, siis alustan. Et mina olen siis Liia Parve, Sisekaitseakadeemia Finantskolledži direktor, üsna värske, aga ennem seda kunagi ammu lõpetasin ka sama kolledži ja siis olen väga pikalt töötanud Maksu- ja Tolliametis ja just nimelt maksude poolega olen tegelenud. Nii. Tere kõigile, minu nimi on Werner Silm, olen siis Finantskolledži noorem lektor kaudsete maksude all peaasjalikult. Õpetan meie noortele tudengitele ja mitte nii noortele tudengitele siis kaudseid makse, aktsiise, käibemaksu, lisaks siis sellele ka tegelikult maksukorraldust ja maksuõiguse üldaluseid. Oma igapäevatöös, nii nagu Kaisagi, olen mina siis vandeadvokaat ja töötan advokaadibüroos Sorainen. Pigem oma igapäevatöös nõustan mina Eesti suurettevõtjaid ja välisriikide siis suurettevõtjaid, kes siis soovivad siseneda Eesti turule ja aitan siis neil tegelikult harjuda ja aru saada tegelikult Eesti maksusüsteemist. Aitäh! Nagu näete, me täna siin kaasatud nii erasektori vaade, ettevõtja vaade, avaliku sektori vaade ja mis nüüd kõik ühendab on see, et meie oleme valinud üheks suunaks elus panustada meie haridusse, et meie maksutarkus riigis kasvaks ja meil oleks selline mõnus koht, kus tõesti seda maksualast haridust saada ja sinna panustada. Ja mis me täna tegema hakkame? Selle asja nimi on vestlusõhtu, mis tähendab seda, et me kindlasti ei hakka pidama spetsiifilist maksuseadusest kubisevat loengut. Keerulisi termineid proovime vältida, eks, vaatan kaaskõnelejatele otsa. Tuleb sisse pole hullu. Aga tõesti, meie mõte on see, et arutleksime natuke nendest maksudest, mis nad on, mis nad ei ole, mis neid on vaja ja kuhu me üldse selles valdkonnas liigume. Tõesti, mitte me keskendu sellistele spetsiifilistele nüanssidele maksude kaupa, et ei hakka siin tulumaksu ja käibemaksu eraldi lahkama niimoodi spetsiifiliselt. Ja meil oli ka hea võimalus vestlusõhtu Facebooki lehel esitada küsimusi, sinna on ka mõned küsimused, mõned kommentaarid tulnud, et neid ka selliseid põnevamaid pikkisin siia sisse. Et meil kindlasti ei ole sellist jooksvat agendat või sellist kindlat skripti, mida me ette hakkame kandma. Mul on sellised väiksed lehekesed siin, kus on sellised mõttepunktid, mida ma siis kohati ise kommenteerin ja palun oma kaaskolleegidel ka kommenteerida, et selline formaat meil on. Ja kindlasti väga julgustan ka teid küsima, kui mitte jooksvalt, siis näiteks lõpupoole. Aga hakkame minema otsast. Sissejuhatus on pikk, aga võiks asjad edutaks. Et meil pealkiri oli, et kas maksud on karistus või panus ühiskonda. Vastame kohe küsimusele ära, ma arvan,
et kui me nüüd mõtleme maksude peale, siis mis me neid ettevõtteid ja eraisikuid siis kiusame, et miks neid makse vaja on? Liia, tahad sa natuke arvata selle kohta? No, ma võin alustada, pärast Werner saab täiendada. Töötab. Ahah, jah, niimoodi. Maksud, ma ei nimetaks kindlasti, et maksud on, ma ei ütleks, et maksud on karistus. Pigem see ongi igaühe meist panus ühiskonda, kuidas iga tulu teeniv, tööl käiv isik saab panustada nagu enda poolt sellesse, et riik toimiks, ühiskond toimiks, et meil oleks teed, meil oleks koolid, meil oleks Päästeamet, oleks politsei ja piirivalveamet, et riik toimiks põhimõtteliselt. Et selline lihtne vastus, et tegelikult ongi oluline mõista, et jah, et riik ei võta mult midagi ära, nagu jah, ta küll sisuliselt maksude näol natuke ma saan vähem seda tulu või palka või nii, aga tegelikult ma saan midagi vastu ka. Ja see on selline heaoluriik, ütleme nii, heaoluühiskond. Just, et maksuga aitavad meie riiki üleval hoida. Välne, täiendad? Ei ole vaja. Aga noh, selles mõttes see on põhimõtteline filosoofiline küsimus, kas Eesti, üleüldse riigid peavad, kas riikides olevad ettevõtted, eraisikud maksuliselt tegelikult peavad makse maksma või mitte. Lõppkokkuvõttes on see, et riigil kulud on, kulusid on vaja millegi arvelt katta ja täna on mingi paremat süsteemi Eestis vähemalt ei ole välja mõeldud selleks, et me oma riigi kulud ja nii-öelda heaolu ühiskonna saaksime tegelikult tasutud. Seega on maksud meie paratamatus, mitte karistus. Mina igati nõus, et kui ma mõtleks just see, ma ei tea, võib-olla kohati nagu õme näide selline, et mõtle, kui helistad 112 ja kutsud, ma ei tea, maja põle, kutsud pääste välja ja siis öeldakse, et jah, väga hea, mõtke 500 € üles, hakkame sõitma. Et noh, kui jätkusuutlik see oleks, et... Ei noh, vaatame, et täna tegelikult lähme üle lombi Ameerikasse, seal me sisuliselt jõuame tegelikult sinna punkti välja, kus küll makse maksab, makse võib-olla kui ütleme, et siis üksikisiku vaatest vähemalt see maksukoormus on natukene väiksem kui Eestis. Aga kui palju asju jääb täna tegelikult, ütleme vähemalt siis üle lombi riigis, jääb nii-öelda eraisiku enda kanda kõikidest nendest kuludest, siis see on nagu üpris palju. See on see indiviidielu versus see, et sa elad ühiskonnas. Et kui sa elad ühiskonnas, eks sa siis mingisugust osa tegelikult sellest ühiskondlikust lõivust pead täitma. Samas, kui me liigume jälle vastupidiselt lõuna poole, jõuame Araabia maadesse, ega siis Araabia maadesse vaatame, et sisuliselt võib tegelikult öelda ju, et ega Dubais näiteks ei olnud ju 40 aastat mitte mingisugust nagu maksu. Tulumaksu keegi ei maksnud, ei füüsilise isiku ega juriidilise isiku tasandil, lõppkokkuvõttes kõik omas riik, kogu maavara oli riigi oma, järelikult nagu riigil oli tegelikult püsiv sissetulek alati nagu naftavarude puhul oli nagu olemas. Ja tänu sellele ei olnud ka vajadust mitte mingisugust eraisikuid ega juriidilisi isikuid tegelikult seda täiendavalt maksustada. Nüüd, mida me oleme näinud nüüd ajaloo jooksul, mis on nüüd muutunud viimase 10-15 aasta jooksul, on see, et on hakanud ka nendesse nii-öelda maksuparadiisidesse või riikidesse, kus üleüldse makse ei makstud, on hakanud tekkima erinevad maksud. Et täna sisuliselt me võime rääkida sellest, et sul on Dubais on näiteks olemas juba eraisiku tulumaks, on juriidilise isiku tulumaks, küsitakse sul käibemaksu, et tuleb ka välja tegelikult see, et isegi riigid, kes elavad ainult peaasjalikult sissetulekuna nagu maavaradest ja kellel on maavarasid oluliselt rohkem kui Eesti, on ikkagi läinud tegelikult seda teed, et makse makstakse, järelikult nii-öelda ühiskondlik hüve tõusub igapäevaselt. Just, väga head mõtted ka laiast maailmast maksude vajalikkuse teemal. Ja ma kohe vaatan, et ma olen siia paberinulgale kirjutanud ka ühe meie lugeja-kuulaja küsimuse, mis meile tuli ka interneti avarustest. Ja lugeja küsis meid niimoodi, et miks pole Eesti maksusüsteem läbipaistev, et ametnik oma aruannetes näeb, aga tavainimene ei saa aru, milleks seda raha kasutatakse. Et see raha kasutamise teema on niisugune põnev teema, et mis ma omalt poolt võib-olla tahaks öelda on see, et kui varem oli ta rohkem veel peidus, loomulikult nüansini võib-olla ongi keeruline minna, aga tegelikult ka kogu see riigieelarve kasutamine on tänaseks natukene paremini näidatud, et kui sa lähed tegelikult ka sinna veebilehtedele, sa näed ministeeriumite haldusalade kaupa, kuidas raha tuleb sisse, kuhu ta läheb mingiteks teemadeks, et kui huvi on, siis tegelikult ma arvan, süvenedes, edasi klikkides nendes tööriistades, mis on tegelikult loodud avalikkusele, on see pilt juba tänaseks palju parem, tasub olla uudishimulik. Aga
lähme edasi. Mõtleme natuke sihukest vaadet, et kui meil on eraisik ja meil on ettevõte, on need kõik need firmad, asutused meil ja siis need käte-jalgadega inimesed, eks, et mina oma karjääri alguses, mina alustasin Maksu- ja Tolliametist oma karjääri peal õpinguid ja siis mina tegin sihukest asja, et ma registreerisin ettevõtte käibemaksukohustusena ja siis olid noori ettevõtjaid, kes ütlesid, et aga miks ma ei või oma ettevõtte pangakaardiga ikkagi minna poodi süüa ostma. Ja kui seal olid HM-i teksapüksid, HM-i siis politsei seppele, kes keegi mäletab, et miks ma ikkagi ei või seda teha, see on minu teenitud raha, mina käisin tööl, mina tegin arve, mina sain raha. Et miks me peame sellist eraisiku ja ettevõtte rahakotti eraldama? Liia. Aitäh. Põhimõtteliselt jah, et kõigepealt tuleks nagu eristada, et jah, mina kui füüsiline isik ja mina kui juriidilise isiku ehk siis ettevõtte esindaja ja juhatuse liige. Et need tegelikult siis nagu tulebki eristada ja tegelikult ei saagi võtta, et tegemist on ühe ja sama isikuga. Need on kaks eraldi isikut. Okei, see võib kummaliselt ja nagu imelikult kõlada, aga tegelikult seaduse mõttes see on nagu kaks eri isikut. Et näiteks toon sellise lihtsa näite, et kui juhatuse liige asutab, füüsilisest isikust juhatuse liige asutab ettevõtte või osanik on ju, kellel selle ettevõtte omanik ta ka on ju, siis tegelikult üldjuhul ta ei vastuta kogu oma varaga selle ettevõtte mingite murede ja maksukäitumise eest on ju. Aga jah, et füüsiline isik vastutab küll oma eraõiguslike mingite asjade eest on ju. Ja seepärast ongi oluline eristada, et kui mina teenin raha, mu palk laekub minu kontole, ise tean, mis oma palgaga teen, sealt on maksud üldjuhul makstud juba, on ju. Ja kui ettevõtte raha on ettevõtte kontolt, siis tegelikult ennem selle kasutamist tuleks maks ära maksta. Ja see maks sõltubki sellest, et kas see on töötasu, kas see on dividend, kas see on mingi erisoodustus või juhatuse liikme tasu, on ju. Et igasuguseid näiteid on ka minu praktikas nagu pikas praktikas ette tulnud, et tõesti, kui ettevõtte raha eest soetatakse, nagu Kaisa juba mainis, et igasuguseid riideid, lastetarbeid, toidupoes käiakse, ostetakse igast asju nagu, mis ei pruugi olla ettevõtlusega seotud. Tegelikult kui Maksu- ja Tolliamet oma kontrollides näiteks näeb selliseid asju, et siis ega kohe ju alguses ei saa öelda, et jah, see ei ole sinu ettevõtlusega kindlasti seotud, nagu et ikkagist tuleb kõigepealt siis rääkida ja pöörduda ja küsida, et mille tarbeks on ka teksapüksid võivad ettevõtlusega seotud olla, oleneb sellest nagu, mis valdkondas ettevõte tegutseb või näiteks artistidel on need esinejariided ja on ka mingid vastuvõtukulud, igasuguseid asju on, mis on aktsepteeritud ja tegelikult ei saa öelda ka, et ei ole lubatud teha ettevõtte nagu rahalistest vahenditest, vaid ei ole maksuvabalt lubatud teha neid asju. Et võtangi näiteks, juhtubki nii, et ostan ettevõtte pangakaardiga mingi asja, mis ei ole mu ettevõtlusega seotud, siis maksan vastavad maksud ära ja siis ei olegi midagi pahasti, et siis kõik on korrektne, on ju, ütleme nii. Aga ma siia vahele ütleks, et kui kellelgi siit on küsimusi ka, et näiteks mingid elulised näited või küsimused, siis julgelt võib meie jutule vahele ka nagu segada. Et jah, ma ei tea, kas Werner tahab äkki midagi täiendada? Kindlasti. Aitäh. Liiale tahaks täiendada, et jah, tal on õigus selles mõttes, et kui sa lõppkokkuvõttes tahad ühte ja sama kontot kasutada ja pangakuludelt kokku hoida, siis sisuliselt mine maksame erisoodustuse ära ja tegelikult ei ole mitte mingisugust vahet, peaasi, et raamatupidamine korras on. Aga siin on nagu suur aga alati küljes, et kas meil Eestis on tegelikult liiga vähe erinevaid ettevõtlusvorme. Et kui meil oleks rohkem äkki neid ettevõtlusvorme, kus on lubatud tegelikult ühe ja teise rahakoti segamine ajamine ja lõppkokkuvõttes me maksustame ainult siis nii-öelda ühte summat aasta lõpus eraisiku tasandil, siis meil oleks tegelikult üleüldse neid probleeme, et kui me võtame täna näitena ettevõtluskonto,
kas sa pead OÜ-d omama, kas sa pead olema tegelikult ettevõtte juhatuse liige, kas sa pead olema ettevõtte osa. Arvatavasti enamik juhul, kui me nagu oleme ülimalt ausad, jättes selle nagu maksukomponenti sealt täielikult kõrvale, siis ütleme selline tavalised teenused, ütleme eraisikule teenuste osutamise puhul, kus millegipärast kasutatakse nagu OÜ-d vahele, kas seda on tegelikult vaja. Või piisab tegelikult sellest, et sa teed endale ettevõtluskonto, oma piirmäärad ulatuses kasutad oma LHV kontot ja LHV konto pealt tegelikult võetakse koheselt nii pea, kui sinna raha laekub, võetakse see maks ära ja kasuta seda kontot nii, nagu sa tahad, et kas sa kasutad seda ettevõtluse tarbeks või kasutad seda nagu eraisikuna, mingit vahet ei ole, et konto on üks. Ja see annabki tegelikult selle võimaluse, et kui me vaatame nagu laiemalt, siis tuleb just meelde mul mingi viimase aja kaasused, mis on seotud siis USA läbipaistvate ühingutega, kus sisuliselt Ameerikas vähemalt mingil määral aktsepteeritakse võib-olla rohkem sellist igapäevast, ütleme, ettevõtte pangakonto kasutamise võimalust siis enda eraisiku kuludega kasutamiseks. Aasta lõpuks maksavad nemad oluliselt rohkem näiteks ettevõtte tulumaksu, kui meie siin Eestis maksame. Et kui sa oled iseenesest nõus, siis võib-olla Eesti seadusandja on nõus ka veel tegelikult sellise nagu struktuuri välja mõtlema, kus aasta lõpus maksab 37–45% ettevõtte tulumaksu või eraisiku tulumaksu on maksu läbipaistev. Et oma nii-öelda käibe pealt ja oma teenitud kasumi pealt on, et käiks mõtte küsimus, et kui me tahad, siis täna on oluliselt lihtsama varianti tegelikult ettevõtluskonto kasutamine, kui hakata mingisugust läbi OÜ-d ja tegelikult asju tegema ja sealt pealt erisoodustust maksma, maksukoorem madalam ka. Just, ja ma mõtlen seda, kui me räägime eraisiku ja ettevõtte, ütleme, raha segamini ajamisest, et nad ei ole kaks erinevat rahakotti, siis mulle tundub, et see tekitab segadust nii kaua rohkem, kui sa oledki üksi selles ettevõttes. Kui mina olen üksi ettevõttes, kirjutasin arvu välja 500 euri, sain selle oma pangakontole, aga mõtle, kui me oleme kolmekesti. Mulle üldse ei meeldi, kui Verner selle kõik ära kulutab, ma tahaks ka oma osa saada. Et siis tuleb see paremini nagu välja, et tegelikult see rahakott peab olema eraldi ja seal peavad olema oma reeglid, sest muidu mina saan kurjaks venna ja praegu tema kostab endale selle eest, ma ei tea, uue ülikooli. See on jumala hea tähelepanek, ma ütlen ausalt, inimesed, ütleme, et advokaatide töös, kui sa tegeled ühinguõiguse küsimusega, ühinguõiguse asjadega, et ja üleüldse nii-öelda aktsionäride omavaheliste suhetega, pool aega sa klatidki tegelikult seda probleemi, et kas see investeering, kas see kulu tegelikult, mida sina tahtsid strateegiliselt teha, või ütleme, võib-olla ka mingisugune väljamakse, mida sa tahtsid teha, tegelikult oli ikkagi õige või kas see tegelikult kõigile teistele ka meeldis. Nii et täiesti väga hea nagu tähelepanek, et kui meil on juba kaks inimest, siis need asjad niimoodi enam ei toimina. Siis me tahame rahakotid oleks väga seganud. Just, aga tuleme selle eraisiku ja ettevõtte vaates natuke veel edasi ja mõtleme korra selle peale, mis on meie sellised tänased aktuaalsed teemad maksumaailmas, et ärme väga spetsiifiliseks mine, aga kui ma lihtsalt niimoodi mõtlen, et meil on varasemalt olnud, ma ei tea, OÜ-tamine on olnud päris aktuaalne, viimasel ajal pigem vähem me räägime ümbrikupalgast, mis oli mõnda aega tagasi aktuaalne. Et mis teie nägemus või praktika on, et mis meil täna sellised hot topicud on maksumaailmas? Ei kui sa juba mainisid OÜ-tamist on ja siis ma võtakski siit järje üle, et vaata, sa ise mainisid, et päris keeruline on eristada neid ettevõtte tulusid enda tuludest just seal, kus on nagu tegemist ühe mehe või ühe naise ettevõttega, et kus ma olengi omanik, olengi juhatuse liige ja olen ka ainuke töötaja, et mille eest ma, mis töötasu nagu pean saama või mis vormis tasu ma pean saama nagu, et kõigepealt võib-olla kui me räägime OÜ-tamist, OÜ-tamine on tegelikult Maksu- ja Tolliameti keeles, ütleme nii, et on tegelikult töösuhte varjamine. Aga teine rahvakeeli OÜ-tamine on veel see, et kui sul ongi ettevõte ja sa kasutadki selle ettevõtte raha oma isiklikuks otstarbeks. Et tegelikult, aga kui oledki seal üksi, teed tööd, siis tegelikult töö eest tuleb saada töötasu. Täidad juhatuse liikme ülesandeid, siis on eraldi juhatuse liikme tasu. Kohati võib-olla ma ütleks, et kui
kui sa teed tööd ja juhatuse liikme ülesanded täidad nii-öelda vähem, siis tegelikult ilmselt aktsepteeritakse ka sellist asja, et sa saadki töötasu nagu on ju, peaasi, et kõik need maksud oleks korrektselt makstud. Päris tihti näiteks Maksu- ja Tolliamet on näinud ka selliseid olukordi, et kus siis töötasu või juhatuse liikme tasu asemel makstakse dividendid välja. Et miks seda tehakse, see on ju sellepärast, et sotsiaalmaksu mitte tasuda. Et dividend on tegelikult, tuleks ära mainida, et passiivne selline tulu, et tegelikult kui tehakse tööd, ikkagist tuleb kõigepealt maksta välja töö- või juhatuse liikme tasu ja kui ettevõttel on kasumit, siis saab ka dividendi maksta. Aga kui ei ole kasumit, siis ei saa ka. Kuigi oleme ka muid asju näinud, nagu olen oma praktika jooksul näinud. Aga jah, et selline hot topic nii-öelda OÜ-tamine, ehk siis ka mitte see tegeliku töösuhte varjamine, vaid see ettevõtte kulul elamine. Ma arvan, et seda on päris palju. Ma arvan, et sellele tuleks tähelepanu pöörata, ütleme nii. Kindlasti Maksu- ja Tolliamet ka pöörab sellele oma menetlustes või kontaktides tähelepanu ja lihtsalt ma arvan, et tulebki tegeleda ka inimeste nii-öelda teadlikkuse tõstmisega, et ongi keegi noor ettevõtja, alustav ettevõtja, võib-olla ta ei teagi, võib-olla ta ei saa arugi, et nii ei ole päris korrektne teha. Ja tegelikult õnneks on päris palju juhendmaterjali ja päris head abi saab ka igasugustele infotelefonidele helistades. Aga kuumadest teemadest veel, ma ei tea, sa mainisid, et ümbrikupalgast räägitakse avalikkuses üsna vähem, siis mina oma tööpraktikast ikkagi tean seda, et ei ole kuhugi see probleem ka kadunud. Et tegelikult kui ma isegi näiteks mõne numbri tooks välja, siis ümbrikupalga aastane maksukahju on umbes 100 miljonit eurot aastas on ju, ja ta on umbes sama suur kui käibemaksukahju, mis on ka nagu teine sihuke. Me mõtleme, mis riik selle rahast teha saaks. Ja kui palju näiteks ühe kooli ehitamine maksab või mida iganes. Aga Venne, mis sinu praktikas sellised hot topicud on, mis sul meelde tulevad? Kui me alustame näiteks eraisiku tasandil, siis eraisiku tasandil loomulikult see põhiline teema on kasuvara võõrandamisest. Kas tegelikult see nii-öelda kasu, mis on teenitud tegelikult mingi vara mingis kuulu maksustamisele ja kuulu maksustamisele, kelle tasandil see maksustamise kuulub ja nii edasi. Siin vist väike nagu siuke üleskutse, et tegelikult varsti peaks ka Maksu- ja Tolliameti tasandil tulema välja vist kasuvara võõrandamisest uus juhend. Kinnitatakse publikust, et tuleb välja uus juhend. Ehk siis me jääme tegelikult seda ootama ja vaatame, mis praktikast lõppkokkuvõttes tuleb. Viimase 2 aasta jooksul need kaasused, kus mina olen nagu kasuvara võõrandamisega tegelenud, siis see on nagu EMTA, ütleme Maksu- ja Tolliameti pool siis enne menetlust räägib ühte asja, menetluse ajal räägib teist, kolmandat asja ja siis nagu tegelikult kui vaatad nagu kolleegide kohtuotsuseid, et siis nagu kohtuotsused räägivad üldse midagi muud. Et kasuvara võõrandamist on kindlasti täna see, mis eraisiku tasandil on see kõige suurem probleem. Kui minna nüüd juriidilise isiku tasandile, siis ütleme, et mul oli eelmine aasta, kui see oli 6 kuud, oli võib-olla isegi natukene kauem, oli periood, kus ma tegelesin ainult omakapitaliga ja mitte millegagi muuga. Et mul vist oli vist mingi rekordperioodil, mul oli korraga käes vist 7-8 erinevat omakapitali menetlust, kus siis kõiki neid eelnevalt tehtud sissemaksed, mis siis ütleme, 2025. aastal olid tehtud, siis kõik kuulusid kontrolli. Ehk siis ma võin ausalt öelda, et omakapitali sissemaksed, omakapitali väljamaksed on kindlasti teema. Miks just omakapitali väljamaksed teemaks on järsku muutunud, on see, et me saime siin 2024. aasta jooksul, minu arust on 24 aasta kevad või 24 aasta sügis, saime sellise toreda ringkonna kohta lahendi, mis andis siis tegelikult uue õiguse või ütleme kinnitas seda õigust, uut õigust jäänud, aga et omakapitali väljamaksete puhul, siis me vaatame tegelikult nii-öelda seda
nii-öelda sissemakse tegemise hetkel, see on üks koht, kus tegelikult siis Maksu- ja Tolliamet teeb seda kontrolli ära üldjoontes. Ma ei, võib-olla seal oleneb nagu tegelikult summa suurusest, eks see võib-olla 5000 või 6000 eurosed sissemaksed ei kontrollita, aga ütleme, kui omakapitali teha sinna mingi 50 000 eurone sissemakse, siis eelduse kohaselt kuulub see kontrolli. Ja kõik summad siis sealt tegelikult üles. Ja mis nüüd nagu on uus asi on see, et tegelikult on hakatud ka nii-öelda eelnevalt omakapitali, mis on juba eelnevalt ära deklareeritud, eelduse kohaselt on ka tegelikult ära auditeeritud esimest korda. Ja siis, kui nüüd me hakkame tegelikult omakapitali ettevõttes vähendama, nii-öelda maksuvabalt siis ettevõttest raha välja viima, vähendades siis deklareeritud omakapitali, siis Maksuametil on nüüd tekkinud, nii-öelda kinnitatud on nii-öelda see õigus, et nüüd me võime väljamakse korral tegelikult uuesti kontrollida seda, et kas eelnevalt tehtud sissemaksed on õigesti tehtud ja eriti nagu problemaatiline see olukorras, kus meil on ettevõtete ühinemised, jagunemised eelnevatel perioodidel olnud, kus omakapitali on nii-öelda mitte ainult sellesse ettevõttesse tehtud, vaid on sellesse ettevõttesse liikunud läbi ühinemiste. Ja siis neid kontrolle on ka nüüd hakatud tegelikult tegema, mida me näeme ise, kus me kontrolli jälgime nii enda kui teiste kolleegide, teistest büroodest inimeste omasid. Et siis see on üks teema, loomulikult igasugused välisriikides saadud maksuvabastusõigused, erinevad dividendiõigused, mis on kas saadud, ütleme nende riikidega, meil on hästi lihtne, Euroopa Liit lihtne, seal nagu sisuliselt tegelikult kontrolli teha nagu nii väga võimalik ei ole, et kui ettevõtte tulumaks on tegelikult välisriigis ära maksnud, siis tegelikult sul Eestis nii-öelda see väljamakse ja kõik protsendi küsimused on täidetud seadusaluses, nagu väga tegelikult seda nagu, see kontroll on suhteliselt lihtne, seda kontrolli tehakse, aga kontroll on lihtne. Aga kõik muu, mis nüüd Euroopa Liidust väljaspoole jääb, et siis seal tegelikult tekib nagu väga palju küsimusi, et jah, kui need on lepinguriikidega natukene lihtsamad, kui meil on topeltmaksustamise vältimise lepingud, siis loomulikult see raha, mis tegelikult sinna sisse tuleb, et seda saab kontrollida, kas tegelikult maksudeklaratsioon on esitatud, kas tulumaks on makstud, korras. Et ütleme, et siis igasugused maksuvabastusõigused on üks teema, loomulikult jääb meil pikemaks ajaks veel menetlemisse nii kaua, kui meil väga ülimalt tugevalt kinnitatud praktikat ei ole, jäävad igasugused ettevõtete ostude finantseerimistehingud. Kaisa, aita mind nüüd välja, TPT eestikeelne versioon. Debt push down'i eesti keeles. Ma ei tea seda eesti keeles. Ma ei tea, ostuvõlg, võla alla surumine ostetavasse. See on hea näide sellest, kus me ütleme, lubame pühalikult, et me räägime lihtsas keeles, lihtsatest asjadest ja jõuame ikka selleni, et me natukene läheme üle võlli sellega. Et lõppkokkuvõttes TPT lahendid või siis lahendid, mille raames siis lõppkokkuvõttes võlg jääb nii-öelda ostetavasse ühingusse ja ostetav ühing hakkab enda ostmist nii-öelda kinni maksma. Neid lahendid on või neid kaasusid on, et jäävad veel väga pikaks ajaks. Jah, meil on olemas Maksuameti juhend, mis nüüd siin väga pika valmimisajaga nagu valmis lõpuks sai. Küll aga see ei tähenda seda, et siin vaidlused läbi oleks. Juhend võib-olla tekitab meil hoopis rohkem vaidlusi juurde, esiteks annab EMTA-le nii-öelda kindluse rohkem neid vaielda. Teiselt poolt see surve nii-öelda erasektori poolt tegelikult neid tehinguid teha täpselt sellise ülesehitusega. See jääb veel väga pikaks ajaks. Tahaks täiendada. Ja ma tahaks teemat vahetada. Et ma siin natuke mõtlesin veel, et mis see hot topic veel on, et tegelikult ega viimasel ajal ma arvan, ta ei ole tegelikult viimasel ajal, ta on kogu aeg ka nagu läbivalt olnud ikkagist see käibemaksu valdkonnas on käibevarjamine. Et on ettevõtteid, kes tegutsevad alla käibemaksu kohustuslaseks registreerimise piirmäära. See piirmäär on teadagi 40 000 eurot aastas ja kui su käive ei ületa seda summat, siis sa ei pea olema käibemaksu kohustuslaste registris. Aga paraku juhtub nii, et näiteks üks ja sama juhatuse liige asutab siis mitu ettevõtet, põhimõtteliselt tegutsevad samal tegevusalal, samal aadressil, on samad töötajad või on ühe mehe ettevõtted, vahet ei ole tegelikult on ju, et ja kõikide nende ühe majandusaasta siis käive jääb napilt alla 40 000, et sellised asjad kahjuks on ka nagu olemas. Ma tahan kohe vastu öelda. Ei lähe, selles mõttes see on
jah, loomulikult selle kaasuspõhisel lähenemine, kus meil on 40 000 euro piir, see on jah, piir on piir. Ma just tahtsin vastu vaielda nagu tegelikult sellele, et meil on omaette küsimus Eestis, miks meil on 40 000 on piir. Ma olen seda rääkinud erinevatel koolitustel, seminaridel, kirjutanud artikleid selle kohta. Siiamaani Rahandusministeerium ei ole seda üles korjanud. Siit üleskutse Rahandusministeeriumile korjab üles. Et Eestis olev 40 000 euroni piirmäär on liiga madal. Ütleme, selles on madal selles mõttes, et mille jaoks me tegelikult, kas 41 000 eurose käibega ettevõte on nüüd järsku nagu ettevõte, mis on tegelikult nagu suur ja mis on nagu võimeline tegelikult seda nagu käibemaksu kulu üle elama. Arvatavasti ei ole. Ja minu mõte on olnud nagu pikka aega ja nagu tuginedes Lääne-Euroopa praktikale, et piirmäär võiks olla vähemalt 100 000 eurot. Et kui sul nagu ettevõtte käive aastas on ikkagi 100 000 eurot, siis me saame rääkida sellest, et see on nagu reaalne alternatiiv sinu enda palkatööle. Alla 40 000 eurose piirmääraga ettevõtted, mille käive ongi ainult kuni 40 000 eurot, siis kas see on tegelikult nagu päris ettevõtlus või see on selline nagu hobiettevõtlus. Ja kui ta on hobiettevõtlus, siis hobiettevõtlust tuleks tegelikult käibemaksuga maksustada. Enamik puhul, millest me räägime, nagu nendest väikeettevõtetest on ja kus mängitakse nende piirmääradega, ütleme, et kuni mingi maani, ma mõtlen siin, et okei, sa teed endale 2 ettevõtet või sa lihtsalt varjad käivet, et üldse ei teki tegelikult seda käivet sinna juurde. On piirmäär 100 000, mis on, sisuliselt me täna siis saame võrrelda kuni 2,5 ettevõtet. Aga kui me võtame tõesti seda, mida me sinna ajakirjanduse vahendusel oleme näinud, kus meil on neid, mulle just tundub, et see on nagu see Bolti ettevõtete kaasus, see artikkel ajalehes, mis meil täna hommik oli, et meil on vist täna kontrollis või kontrolli läheb 4700 erinevat ettevõtet, kelle puhul on nagu kahtlust arvata, et nad sisuliselt mängivad nende nii-öelda varjatud käibega ja teevadki nendele 3-4 ettevõtet, siis kui sul on nagu 2 ettevõtet, sa millegipärast nimetad seda, on küsitav väärtusega. Kui sa tegeled hobiettevõtlusega, siis hobiettevõtlus ei tohiks kunagi olla maksustada käibemaksuga. Kui me nüüd hot topicute teema juurde tagasi põrkame, siis mis ma siit pika jutu kokkuvõttes järeldan on see, et meil tegelikult tulid välja nii selliseid lihtsaid, võib-olla argiseid teemasid, kus kohvik paneb käibe kõrvale, maksab ümbrikupalka, kui süsteemsete piire ületavate keeruliste omakapitali ja muude selliste case'ideni. Ehk tegelikult see maksumaailma, ütleme, hot topicute ampluaa on meeletult lai, lihtsalt need hinnasildid on seal erinevad ja see raskusaste ja keerukus on seal erinev küljes. Aga see tähendab muidugi seda, et kõigega tuleb tegeleda. Rohkem või vähemal määral. Aga ma selle 100 000 piiri peale tahaks ka alla kirjutada. Vähemalt üks inimene on olemas juba. Just. Et aga kui me mõtleme ajalugu, siis tegelikult see käibemaksu piirmäär tõuseb ka meeletult nagu suure aja tagant. Ta oli 16 000 aastaid, nüüd on juba väga kaua 40 olnud, et mingid hüpped seal on, aga võib-olla see peaks olema. Kui me ei eksi, siis ma võin nüüd eksida aasta arvuga, aga minu arust on, kas see ei ole aastast 2016? On minu arust 40 000 euro piirmäär. Mis tähendaks täna seda, et sisuliselt me ei ole nagu käibemaksu piirmäära 10 aastat tõstnud. See võib olla küll suke suurusjärk. Aga kui me tulime Verre korra rääkis ka suurtest keerulistest case'idest, siis proovime jääda lihtsasse keelde, väike märkus on ju, ma tean, võimatu teostada, aga mõtleme korra selle peale, et viime selle maksuteema globaalseks ja suureks, et kus on kõige suuremad summad, kus liiguvad miljonid, mis on need teemad? Verne kommenteerib. Jääme siirdhindade juurde, et me pidime tegema ka hästi lihtsa asja. No lõppkokkuvõttes on see, et ega mis on siirdhind siis kõigepealt? Siirdhind on siis, teeme veel lihtsamalt, seotud isikute vahelised tehingud, ehk siis kus meil on kas siis läbi enamik juhul läbi omanike on tegelikult ettevõtted omavahel seotud ja me siirdame kas maksude eesmärgil või mõnel muul eesmärgil tegelikult siirdame raha nii-öelda ühest riigist teise riiki. Siirdhinnad on kindlasti teema. Me liigume Eestis selles suunas, et meil kindlasti, meil on täna siirdhindade Eesti nii-öelda sisemisest juhendist on möödas pea 20 aastat. 20 aastat tagasi tuli EMTA välja siis selle nii-öelda siirdhinna juhendiga, mis meil on riigisiselt kasutatav.
20 lehekülge. Jah, et noh, sellega meil ei ole midagi teha. Et noh, siis samas meil on kõrval nii-öelda siukse maailmaorganisatsiooni nagu OECD poolt antud nagu juhendmaterjalid, mis on kusagil 2500 lehekülge on ju. Võin uhkusega öelda, et ma olen vähemalt pool sellest kunagi läbi lugenud, tervet elu, et tee kas või pool. Et noh, siirdinnad on kindlasti see asi, kus me tegelikult näeme olulist raha liikumist. Samamoodi, mida nagu praktikas, noh siirdindadest on muidu nagu hästi igav rääkida, sest lõppkokkuvõttes me räägime sellest, et kas nüüd selle tehingu turuväärtus oli nüüd 99% või 100% tegelikult turuväärtus või mitte. Aga noh, mida me täna näeme, mida ma võin julgelt öelda, et 10 aastat tagasi on kindlasti olnud, 5 aastat tagasi mina advokaadina ei pannud ka tähele. Ma arvan, et Eestis on võib-olla üks 10 advokaati, kes siirdindadega tegeleb ja mina olen üks nendest, ma arvan, et võib-olla veel vähem neid. Et me ei näinud ka 10 aastat tagasi tegelikult seda, et EMTA kontrolliks tegelikult siirdinnatehinguid üldse. Täna, mida me nagu näeme, on tegelikult see, et iga suurem maksumenetlus, mis nagu alustatakse, et suurettevõtte puhul siirdind on põhiteema. Et noh, me oleme nagu olulise hüppe teinud. See meenutab hästi palju mulle sellist kunagi aastal 2007-2008, nüüd ma räägin teiste inimeste sõnadega, kes 2007-2008 ma käisin põhikoolis, aga aastal 2007-2008 otsustas siis Soome, et nad tegelikult muudavad oma nii-öelda kontrollimehhanismi, mis meil riigis tegelikult maksuauditi raames üldse on. Ja mida nad tegid nagu väga kiiresti on see, et nad paari aastaga sisuliselt võtsid pundi nii-öelda maksuametnikke, kes tegelikult siirdindadega pidid tegelema, saatsid nad üle Euroopa, üle maailma, saatsid laiali tegelikult siirdindasid õppima. Ja noh, lõppkokkuvõttes siis kutsuti siis kõik koju tagasi ja alustati kohe nagu metsikus mahus maksumenetlusi. Ma ei tea, kas maksuamet on saatnud oma inimesed tegelikult nüüd üle maailma laiali õppima igale poole. Aga noh, tunda on tegelikult seda, et olulisel määral on siirdindade kontrollid nagu alustatud. Sest et noh, 5-6 aastat tagasi, kui sa pidid siirdinna dokumentatsiooni koostama, on ka selline eraldi dokument, mida põhimõtteliselt iga suur ettevõte või ka natuke, no ütleme, et Eesti mõttes iga suur ettevõte peab nagu koostama, siis nagu tegelikult kirjutada neid sahtlisse. Küsite hästi palju raha nõustajate käest, kes siis selle valmis kirjutasid ja siis sa panid selle sahtlisse seisma. Ja noh, eriti nagu halb variant oli see, et kui seda välja käi printida, siis ega seda sahtlisse ka ei pannud. Ehk siis nagu need tegelikult kadusid lihtsalt ära, ma olen klientidega rääkinud, ja ma olen tellinud su käest. Noh, tee edasi, ma kunagi ise koostasin ka siirdinna dokumentatsiooni. Et ja teeme edasi, no tegelikult mitte kunagi keegi seda dokumenti avanud enam. Et noh, jah, superäge oli tegelikult seda vaadata. Ja noh, aga noh, täna me näeme seda, et ka seda nagu ei ole ilus nagu öelda, aga riik on lõpuks nagu avastanud võimaluse, et tegelikult meil on arvatavasti 10, kui mitte 100 miljonid eurod liiguvad niipidi ja läbi siirdindade. Ja küsimus on siis omakorda, et kas tegelikult need hinnad on turuväärtuse põhised või mitte. Või kas need tegelikult nagu viime riigist raha tegelikult maksustamata välja ja tekitame nii-öelda siis Eesti kohalike ettevõtted, kes ei liiguta nagu ülepiiriliselt tavaliselt. Tavaliselt me räägime siirdindadest, me räägime ülepiirilistest tehingutest, jah, me võime ka tegelikult siseriiklike tehingute puhul tegelikult seda turuhinna põhimõtet rakendama hakata, nagu üleüldiselt on see ikkagi, et kui me viime raha riigist välja. Ja noh, miks me siis paneme tegelikult nii-öelda maailma suurkontserni ettevõtte paneme nagu paremasse olukorda kui Eesti siseriikliku ettevõtte. Et noh, see on ka tegelikult nagu üks osa nagu maksustamise põhimõttest, et me tegelikult proovime vähemalt Eestis kõiki nagu ettevõtjaid nagu ühtemoodi maksustada. Me proovime. Et noh, ilmselgelt on nagu maailma suurkorporatsioonidel, kellel on oluliselt rohkem nõustajaid, võimalusi ja nii edasi, eks nad alati nagu tegelikult otsivad seda nii-öelda võimalust. Mitte nihverdada, aga vähe maksta. Ja noh, selle vähe maksmise nagu tulemusel on lihtsalt see, et kui Eesti väike ettevõte või ütleme, et Eesti keskmise suurusega ettevõte, kes nagu peaks taga tegelikult siin konkureerima, tal ei ole nagu seda võimalust, no siis ilmselgelt me tekitame nagu ebavõrdse olukorra. Ja noh, me ei taha ka tegelikult ju oma nii-öelda koduriigi kapitali oluliselt kõrgemal määral maksustada, kui me maksustaksime tegelikult välisriigi ettevõtted. Eks noh, üks nagu siirdinna kontrolli põhimõttega tegelikult see, et me anname kõigile ühe ja võrdse võimaluse. Ja noh, selle võrdse võimaluse pealt me täna nagu näeme, et kui kontrolli alustatakse rohkem, nüüd on ka hästi huvitav asi, mis on nüüd just nagu tulnud. Mis on nagu hästi hot topic, on siirdinna maailmas.
ta ei ole kusagil mujal, see on hästi igav jutt, aga hästi huvitav on see, et nüüd on siirdehinnad ja käibemaks, mis ei olnud kunagi teema, on selline asi nagu siirdehinna korrigeerimine olemas ja siirdehinna korrigeerimised ei loetud mitte kunagi käibeks, siis täna need loetakse käibeks, mis tähendab seda, et riigil on tegelikult oodata olulisel määral käibemaksu, laekumist samamoodi, kas seda saab sisendina pärast maha arvata, see on nagu omaette küsimus, aga vähemalt hetkeliselt hakkab ta hästi palju käibemaksu mingi hetk laekuma siin. Kohe enne kui Liia laseb sul sõna võtta, siis ma vahel küsin AI-d mingi asju, et explain to me like a toddler or something, et siis ma võib-olla tooks ühe hästi sellise võib-olla halva näite, et mis asi siirdehind on selle pika jutu kontekstis, et kes on maksuvõõravad, siis sisuliselt tähendab laias laastus seda, et kui mina teen endale ühe ettevõtte Eestisse ja teise ettevõtte näiteks riiki, kus maksukoormus on võib-olla oluliselt teistsugune, siis ma nende ettevõtete vahel, kuna minul on kontroll nende üle, nad on kuidagi ühes kontsernis näiteks, siis ma ju saan kirjutada enda töö eest, ma teen enda ettevõttele konsultatsiooni, näiteks arve välja 500 000. Aga miks ei? Mina ei otsustan. See ei ole okei, sest et kellegi teiselt ma ju tunnist konsultatsiooni 500 000 ei ostaks. Päriselu näited loomulikult on keerulisemad, aga see laias laastus on tõesti see, et sama isik või sama seltskond kontrollib erinevaid ettevõtteid ja nii on väga lihtne niimoodi viia siis raha sinna, kus parasjagu mul on vaja. Ja sealt ära, kus võib-olla riik tahaks selle maksu saada näiteks. Aga Liia, täpsusta veel, kus on suured rahad maksumaailmas? Ei, ega ma lähen selle ettevõtte tulumaksu teemaga nagu edasi, et Werner siin juba alustas, et suuremad rahad liiguvad just seal valdkonnas, et no ma tahaks kinnitada seda, et jah, et võib-olla neid asju ei ole nagu nii palju, et neid suuri ettevõtteid ei ole nii palju kui neid väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid on ju, aga jah, ettevõtte tulumaksu teema, alustades siis siirdehindadest, ma ei tea, püsivatest tegevuskohtadest ja muudest sellist kasumi väljaviimistest, siis et on kindlasti see valdkond, kus liiguvad suured rahad ja sellega koos on ka suuremad maksuriskid. Aga võib-olla veel ennem kui jah, siis käibemaksu poole pealt võib-olla sellised suuremad tehingud on seotud igasuguste kinnisvaraarendustega. Esiteks kinnisvara ongi kallis ja kui 20% või mis see käibemaks meil nüüd on natuke kõrgem ja aga noh, umbes nii on ju 24, et võtta sealt pealt on ju, et põhimõtteliselt 1/4 juba on samast summast ja kui mõelda, et ongi üks uus arendus, kus on näiteks mingid korterid või ridamajad, seal on päris mitu neid on ja kui müüakse kõik niimoodi maha, et ei tasuta seda käibemaksu on ju, et see on ka üks suur risk, ütleme nii. Juttu tuleb nii palju, ma pean siin oma küsimuste vahel juba vaatama, millised need olulisemad on, teised jõua, aga leidsin siit ühe, mis taaskord on pärit meie sealt internetiavarustest, kus said teised inimesed meile küsimusi pakkuda ja küsimus kuulajalt, lugejalt, mis iganes. Amazon tahtis teha 5 aastast tagasi Eestisse kesklao. Temu tegi selle Lätti. Me koolime palju makse selle asemel, et me midagi võidaks. Kas peaksime olema Ungari ja teenima riigina äkki natukene ikkagi kasumit ja raha ka? Et süke küsimusest võib-olla on keeruline aru saada, mis siin mõttes on, aga võib-olla räägime nende välisinvesteeringute Eestis tulemisest või Eestist lahkumisest, et kas sulle meil on siin mingeid viimase aja suundade insighti? Ma mõtlen, mida ma võin öelda, mida ma võin öelda. Ütleme, maksusüsteem ei ole see asi, millest maksusüsteem on mingi osa, ta on järjekorras umbes 4., 5., 6. Alles tegelikult nendest asjadest, mida lõppkokkuvõttes välisinvestor Eestisse nagu investeerides vaatab. Ja ta ei vaata ka tegelikult nii palju tegelikult seda maksumääras. Ta vaatab, mida ta nagu maksude valdkonnas tegelikult vaatab see, kui püsiv on tegelikult maksusüsteem. Et kui me hoiame näiteks tulumaksu määru hoiame järgmised 10-15 aastat 22% peal
ja me anname tegelikult meil on nii-öelda õigusriik, me anname tegelikult väga pikalt igasugustest määrade muutmisest anname nagu pikaaegselt ette teada, siis välisinvestor vaatab seda nagu igapäevast kulu, ta ei vaata seda kui tegelikult tema nii-öelda karistamist. Eks see kõik on harjunud, oleme nagu ausad, et kõik lõppkokkuvõttes on harjunud nagu makse maksma, et see, et sa pead nüüd Eestis maksma 1 või 2% rohkem või 3% rohkem või 3% vähem, et see lõppkokkuvõttes tegelikult mitte mingisugust rolli ei mängi. Mida investor lõppkokkuvõttes vaatab arvatavasti kõige rohkem on see, milline on õigussüsteem üleüldiselt, kui palju on tööjõudu, kui kallis on tööjõud ja kuidas on üleüldse nagu ligipääs koha peal nagu esiteks, kas Eesti turg on tegelikult üldse nagu piisav selleks, et siia üldse investeerida. Et kui me võtame nagu logistikakeskus, siis logistikakeskuste rajamine Eestisse oli ütleme 15 aastat tagasi nagu suure mõttega. Täna nagu see, et vedada Eestist Lätti kaupa või vedada Eestist Soome kaupa, kas sellel on nagu väga palju mõtet. Ja ütleme, et siis sealt nagu edasi liikudes, et siis me hakkame tegelikult jälgima, kui palju maksab energia. Ja kui energia tegelikult on nagu mõistlik hinnaga ja meil on koha peal tootmine olemas, siis ei ole nagu probleemi. Toon teile nagu konkreetse näite, et ma olen enam kui kindel, et Estonian Cell ei avaks täna enda tehast Eestis. Teades nagu seda süsteemi, kus ta nagu energiahindadega tegelikult jõudnud on. Samas investeeriks tol hetkel tehtud, kui kapital oli suhteliselt odav Eestis, maa ei maksnud midagi, vara nii-öelda toormele ligipääs oli väga lihtne olemas, tööjõukulud olid madalad ja mis põhiline energiahind oli väga madal. Täna meil on natukene nagu need asjad on muutunud, see on ka väga loogiline, et ta nagu muutub. Et kui me liigume nii-öelda odava tööjõuühiskonnast edasi nii-öelda peaasjalikult teenusepakkujateks üle maailma ja tootmisest tegelikult teemale, siis me ei olegi nagu midagi väga teha. Et meie nagu tööjõukulud tõusevadki, küll aga nagu mis samaaegselt tõusta ei tohiks on tegelikult energiahinnad. See on nagu täna see asi, mida tegelikult suuri investorid vaatavad Eestis just nagu ütleme, et energiamahukate ettevõtete rajamise. Ja logistikakeskused näiteks on energiamahukad. Igasugused tootmisettevõtted on ülimalt energiamahukad. Vaatame kas või tegelikult täna siin Lõuna-Eestis ringi, kui te sõidate mööda Tartu suurringi ja sõidate ringi ja te näete tegelikult neid tootmisettevõtteid. Need tootmisettevõtted on peaasjalikult kunagi tegelikult siia Tartusse tulnud odava tööjõu ja odava energia pärast, täna ei ole sisuliselt kumbagi. Aga see on lihtsalt selline reaalsus, millega me peame olema harjunud. Samas, kui me vaatame näiteks IT-sektorit, mis ei ole nii-öelda nii energiamahukas, siis siia on nõus siiamaani nagu välisinvestor väga vabalt tulema. Et selles nagu ei ole nagu probleem. Ja samamoodi, kui me vaatame, kas näiteks välisinvestorid on nõus tulema ka Eestisse nii-öelda asju ostma, mitte ainult teenuseid ostma. Võtame kas või eelmise aasta Rimi tehingu. Üks välisinvestor vahetas välja teise välisinvestori. Osteti Eesti, tegelikult seal osteti kogu Baltikum või seal toimus nagu Baltikum ülene vahetus. Küll aga nagu on välisinvestorid Taanist nõus tegelikult Eestis või nüüd on Baltikum investeerima 100 miljonit eurosid korraga. See näitab seda, et meie nii-öelda õigussüsteemi, meie inimesi usaldatakse ja olukorras, kus ei ole nii-öelda tootmispõhine nii-öelda äri ja meil on koha peal piisavalt nagu turgu tegelikult nende teenuste ja kaupade jaoks olemas, siis ei ole nagu investoril mitte mingisugust probleemi tegelikult seda täiendavalt investeerida. Siin veel üks väga hea näide on tegelikult see, et Eesti on nüüd, vist on esimene riik välja arvatud Rootsi, kus näiteks IKEA on reaalselt IKEA kohapealse keti omanik. Sest et siiamaani on näiteks IKEA toimunud läbi frantsiiside. Et meil on frantsiisi ettevõte, kinnisvara kuulub kolmandale isikule, samamoodi see kohapealne frantsiis, nad kasutavad lihtsalt nime ja kogu kaup tuleb läbi IKEA kettide, aga kohapealsed ettevõtted haldavad hoopis teised inimesed. Mis täna näiteks Eesti puhul on see, et IKEA omanik ongi IKEA. Ja samamoodi Rootsi kapital on nõus suurettevõttena tegelikult Eestisse investeerima. Järelikult on meil olemas tarbija, järelikult on meil olemas turg. Aga mis puudutab võib-olla siis nii-öelda tootmissektorit, siis tootmissektorit täna lihtsalt ei tule. Eesti tööjõud on liiga kallis ja mis on peamine, tegelikult Eesti tööjõud on liiga vähe. Meil lihtsalt ei ole inimesi. Kui nagu rääkida täna, ma tegin siin üks 5-6 aastat tagasi tegin
on küll teenusmajanduse valdkonnas või finantsvaldkonnas, tegin väikest uuringut ühele Saksa suurpangale, kes siis soovis Baltikumi rajada endale nii-öelda back office'i ja noh, ütleme, et siis nii-öelda tugiteenuseid osutavat üksust ja nende tugiteenuste osutatud üksuse puhul oli vaja korraga Eestisse võtta 1500 IT-töötajat ja raamatupidajat. Ja siis ma nagu proovisin nagu nende inimestega nagu suhelda ja nagu tegin neile siis selgeks, et te saate aru, meil Eestis ei lõpeta korraga ühes aastas ka nii palju inimesi, kui te tahate. Ja me ei saa järgmise 5-6 aastaga ka nii palju inimesi teile kohale. Ja isegi kui te ostaksite täna kogu nagu nii-öelda sisuliselt me tol hetkel rääkisime sellest, et ostame kogu IT-sektori ülesse. Ja siis nad said aru, et see ei ole võimalik, siis tekkis järsku see probleem. Ehk siis meil ei olnud, me oleme Eestis on nagu see nii-öelda IT-riik on hästi palju reklaami saanud. Nad teavad, et meie nii-öelda IT-haridus on esiteks tasemel. Nad teavad, et meie inimesed on tasemel, aga meil ei ole lihtsalt inimesi. Ja lõppkokkuvõttes see pank läks Leetu. Ja mitte sellepärast, et Leedu oleks kuidagi parem, vaid lihtsalt sellepärast, et Leedus oli inimesi. Ja oli tegelikult seda 1500 inimest nagu töölutab, pluss lisaks tollal oli ka tegelikult Leedu nii-öelda keskmine palk oli oluliselt madalam kui Eestis. Et tegelikult meil on neid võite ikkagi ette näidata, on keerukaid kohti, nagu on, et rahvast pole ja tööjõudu pole ja odavdaga nad täna ei ole, aga neid väikseid võite meil on. Tuleme natuke maksude juurde tagasi, me oleme läinud juba siia suurele kaugetele radadele ja kui me nüüd mõtleme Eesti maksusüsteemi peale, me oleme sellist globaalset vaadet siia toonud, siis Eesti, nagu sa ütlesid, et Eesti on tuntud oma IT-teemade poolest, me oleme IT-s tugevad, Eesti ise riigina tahab ka olla hea IT-riik, meil on e-residentsuse programm, me kutsume siia välismaalasi tegema ettevõtlust, siis kuidas meie maksusüsteem, meie Eesti maksusüsteem täna maailmas välja paistab? Maksumäärad õppust väga hästi. Oleme ühes tipus ja oleme teises tipus. Ütleme, alustame halvasti, lõpetame heaga. Euroopa Liidus oleme käibemaksu valdkonnas, oleme nagu pahas nimekirjas. Siis me oleme selle nimekirja tipus. Ehk siis meil on väga kõrged tarbimismaksud. Mida küll tuleb siin nagu täheldada on see, et meil on küll käibemaks on kõrge. Samas me maksame nagu teisi tarbimismakse või teisi kaudset käibemaksu maksame nagu oluliselt vähem kui teistes riikides. Meil on väga madal, võime tänaseni tegelikult öelda suhteliselt suure uhkusega, et meil on väga madal mootorsõidukimaks. Ma tean, et mootorsõidukimaks ei meeldi kellelegi, mulle ka ei meeldi. Nüüd meeldib, sest sellest aastast alates ma ei maksa enam mootorsõidukimaks. Sest et lastele antakse nii palju erisusi. Aga meil on väga madalad näiteks mootorsõidukimaksud. Me maksame tegelikult igasugused liigilõive, maamakse, kõiki asju maksame hästi vähe. Meil ei ole, sisuliselt kui me räägime tarbimisest, jah, meil on tarbimismaks, aga me ei maksusta tegelikult seda seda kulupoolt me ei maksusta nagu rohkem. Kui me vaatame näiteks tulumaksu poole peal, mul just hiljaaegu detsembris tegime ühes Eesti päris suure IT-ettevõtte müüki tegime Eestis ja siis mult üks Inglise fond ostis, Suurbritannia fond ostis ühe Eesti ettevõtte ära ja siis selle Suurbritannia ettevõtte nõustajad siis küsisid, et Werner, kas te olete nagu kindlad, et nagu maksusüsteem on õigesti üles ehitatud? Ma vaatan nagu iga nurga pealt seda, ma ei saa aru, kuna te üldse maksu maksate. Kas te üldse midagi maksate? Ma ütlesin, et ei, saate aru, me ikkagi maksame makse ja kui sa maksad, sa maksad palju. Aga sa ei pea maksma kogu aeg seda. Ja see asi, et milline on meie maksusüsteem, milline on Läti maksusüsteem, milline on osaliselt Poola maksusüsteem ja milline on Gruusia maksusüsteem. Et me võtame 4 riiki, palju neid riike maailmas on, 180 midagi. Ja 180 midagi riiki on maailmas, nendes 4 on erinev maksusüsteem. Kõik teised kasutavad täpselt samasugust maksusüsteemi. Ehk siis, meil on tegelikult see, et kui sa ikkagi tahad seda investeeringut Eestis teha ja sa tahad kasvada, siis kohapealsel kasvamisel loomulikult meie maksusüsteem mõjub ülimalt hästi. Ja see on ka üks asi, nagu ütleme, et miks meie nendes kõikides edetabelites, mis Eesti kohta tehakse, kui suuteline tegelikult üks või teine maksusüsteem on, me oleme alati tipus. Me oleme alati tipus just sellepärast, et meil on üsna palju topeltmaksustamise vältimise lepinguid, mitte piisavalt, aga palju.
mina ütleks alati, et rohkem on vaja. aga see, et meil on peaaegu 60 või natuke üle 60 topeltmaksustamise vältimise leping on juba praegu olemas. See viib meie maksusüsteemi kõrgemale. See, et me iga aasta ettevõtte tulumaksu ei pea maksma, see viib seda süsteemi kõrgemale. Meil on üsna lihtne maksusüsteem, palju Eestis makse on? Nüüd küsimus õppejõule. Ma saan aru, et küsimus on mulle, riiklikke makse on riiklikke makse. 9. Ma tahtsin nad ise 7, aga nüüd ma panen raudselt meelde. Ei, ettevõtlustulumaks on seal ka, vaata see on veel see lihtsustatud, see ettevõtluskontomaks on eraldi maks. See tuli juurde. Okei, et maks ka. jah, et noh, kui te vaatate tegelikult seda nimekirja, siis no ütleme, et vähemalt asju, mida me nimetame maksudeks, neid on vähe. Et no lõppkokkuvõttes on see nagu ülimalt suur nagu võit ja lisaks on meil seda saab alati võtta plussi ja miinusena ja seda plussi ja miinust saab lõpmalt siin arutada ja selle kohta võib teha iga õhtu sisuliselt maha istuda. Aga kui palju meil on õigus antud näiteks kohalikele omavalitsustele üldse makse kehtestada. Ja noh see, et meil ei ole antud nagu kohalikele omavalitsustele makseõigus kehtestada või noh väga piiratud mahus on, me sisuliselt nagu ei olegi kohalikke makse, siis see on andnud meile nagu ka suure eelise. Ehk siis välisriigi ettevõtja või ütleme siis nendes maksunimekirjades või siis edetabelites, kus me nagu oleme, siis sa vaataks, okei, kui palju tegelikult riigis makse on, kui lihtne on aru saada, mis maksud need on ja kuidas sa neid tasuma pead. Ja noh, kui me hakkame nüüd vaatama, et kui meil oleks iga linna või kohaliku omavalitsuse kaupa, meil oleks veel eraldi maksusüsteem. Nii väike riik kui Eesti on, siis nagu noh, see tekitaks liiga palju peavalu. Ja ma arvan, et kui me võtame nagu hästi ausalt, siis jah, meil on riiklikult kohalike maksude seadus, mis peaks reguleerima neid, aga siis antakse hästi palju kohalikele omavalitsustele läbi määruste tegelikult kehtestada erinevaid makse. Ja kujutage ette, kui igas kohalikus omavalitsuses oleks jube palju makse ja need oleksid, kõik maksud oleks täiesti erinevad määrad, sa ei tea, kus keegi on. Jah, meil on üritatud kohalikke makse teha. Meil on sisuliselt ma tahaks öelda, et noh, maamaks on riiklik maks, see, et kohalik omavalitsusele raha endale saab, see on ikkagi riiklik maks. Aga meil on sisuliselt täna nagu 3 kohalikku omavalitsust, kes üleüldse tegelikult kohalike maksudega midagi teenivad. Kas keegi saalis teab, mis need kohalikud omavalitsused on? Ma olen ise kunagi teinud ühte hästi pikka analüüsi, sellepärast ma tean. See raha tuleneb peaasjalikult reklaamimaksust. Tallinna number 1. Nii. Tartu on nibin-nabin, aga on ka jah. Pärnu enam ei ole. Pärnu saab tegelikult läbi parkimise, aga nagu põhimõtteliselt jah. Et no meil lõpeb tegelikult see nagu ütleme positiivse poole pealt, meil on 2-3 tegelikult kohaliku omavalitsus, kes üleüldse nagu läbi kohalike maksude midagi üldse teenivad. Kõikide ülejäänud puhul, kui me hakkame vaatama, kui palju läheb raha näiteks maksu kogumisele versus sellele, kui palju nagu tegelikult tulu saavad, siis noh, seal lähevad need asjad nagu omavahel nagu risti vastupidi. Et Tallinn on täna tõesti see, kes nii-öelda kohaliku omavalitsuse maksudega midagi teenib ja tegelikult noh, pisend on olulisem määr, palju teenib. Tartu teenib okeilt, kõik ülejäänud kaotavad sisuliselt. Jah, nad saavad parkimise pealt saavad raha. Me võime nimetada, kuidas iganes nad tahavad, kas parkimine tegelikult on maks ja enamaks. Ta tundub tegelikult nagu teenus, ma ise vaidlen seda. Võin öelda, et ma olen kohtus sellepärast, ma vaidlen, kas on tegelikult maks või ei ole maks. Või tegelikult, kas on parkimisteenus ja see tuleks ka käibemaksuga maksustada, ma tean kõike seda. Aga lõppkokkuvõttes on see nagu hästi lihtne küsimus, et kui me võtame edetabelid ja kujutate ette, et kui lihtne on tegelikult meie maksusüsteem, kui lihtne meil tegelikult täna tuludeklaratsioonide esitamine. Nii ettevõtja kui juriidilise isiku puhul on natukene keerulised, aga me teeme enda jaoks asja keerulisemaks. Ma just siin viimased 2 nädalat olen tegelenud ühe abielupaari füüsilise isiku tuludeklaratsiooniga, mis on esitatud Ameerika Ühendriikides. See on 40 lehekülge pikk. Ma võtsin enda Fideki ette või füüsilise isiku tuludeklaratsiooni võtsin ette. Kas ma sain sealt 8, noh see enamik on muidugi täitmata, et seal ei ole nagu mitte midagi kirjas. 8 lehekülge, seal sees on umbes 5 numbrit täna. Võib-olla natuke rohkem on neid numbreid, aga noh sisuliselt me räägime sellest. Aga nagu ma võtsin ette selle USA
füüsilise isiku tuludeklaratsiooni. olenemata sellest, et tegemist oli nagu abikaasade ühisdeklaratsiooniga, siis ma nägin seal lihtsalt iga lehekülje peal oli midagi kirjas. mis tähendab seda, et noh, see maksusüsteem on tehtud nii raskeks ja nii keeruliseks tegelikult tavainimesele, tavainimesed ei suudagi täita seda. ja see on nagu see, et okei, mina maksunõustajana olen üliõnnelik, kui maksusüsteem on hästi keeruline. see tähendab seda, et minu lapsed saavad süüa. aga oleme nagu realistid, keegi meist ei taha seda keerulist maksudeklaratsiooni täita. mina ka tegelikult ei taha. võib-olla tahaks ka oma aega kuidagi nagu positiivsemalt nagu kasutada. ehk siis meie maksusüsteemi lihtsus, see, et meil on vähe makse, see, et meil kohaliku omavalitsustel ei ole antud seda õigust maks kehtestada. Meie maksumäärad on suhteliselt stabiilsed. jah, me võime vaielda selle üle, et kas nüüd 20 pealt 24-le tõusnud käibemaks on nagu hullult suur tõus või mitte, kumba pidi vaadata. kas ta tõusis nüüd 4% või ta tõusis tegelikult meil 20%. ja noh, see on niisugune mõttekoht. aga üldiselt me saame öelda, et meie maksusüsteem on suhteliselt stabiilne. ja see stabiilsus on see, mis tagab meile tegelikult igal pool nagu välisriikide nende edetabelites või nende suur maailmaorganisatsioonide poolt koostatud edetabelites annab nagu päris kõrge koha just selle stabiilsuse poolest. maksumäär iseenesest ei olegi nii oluline. tasu liia täiendada midagi, kuidas meie maksusüsteem paistab või võib-olla sul on maksuhalduri praktikast on mingeid mõtteid jäänud laias maailmas? võib-olla tooks nagu selle välja, kuigi Werner rääkis väga põhjalikult suurem osa ära juba, siis tooks välja, et ongi see, et mille poolest ta siis ikkagi see tulumaksu poolest on unikaalne, et ongi see, et Eesti tulumaksuseaduse kohaselt siis ei pea maksma kasumi pealt tulumaksu, vaid tulumaksu tuleb tasuda siis, kui ettevõttest viiakse see kasum välja, võetakse välja, makstakse dividende, töötasu, mis iganes. kui näiteks raha jääb ettevõttesse, see, ma ei tea, kas on seal või investeeritakse, siis ei pea selle pealt maksu maksma, et väike täpsustus siia juurde, et mis see unikaalsus nagu tähendab. ja teiseks see, et tõesti jah, meil väga lihtne on täita igasuguseid maksukohustusi. maksukohustuste täitmine on tehtud mugavaks, kiireks, lihtsaks. Andmed, osad liiguvad juba eeltäidetud maksudeklaratsioonidele ja tegelikult lähitulevikus on seda veelgi rohkem, kui kasutusele tuleb reaalaja majanduse teema. ja see on lähiaastate tulevikus tegelikult raamatupidajate töö muutub natuke lihtsamaks, et ei pea enam Maksu- ja Tolliameti keskkonnas siis sisestama neid deklaratsioone või oma raamatupidamisprogrammist neid esitama, vaid andmed liiguvad otse raamatupidamisprogrammist maksudeklaratsioonidele. et see ongi see, et Maksu- ja Tolliamet näeb kogu aeg pidevalt vaeva sellega, kuidas oma praegu mugavaid teenuseid veelgi mugavamaks ja lihtsamaks teha. et see tegelikult võikski ju veelgi suurendada seda vabatahtlikku maksulaekumist, kuigi mille poolest Eesti on veel nagu heas nimekirjas, siis Eesti vabatahtlik maksulaekumine on Eestis ka väga kõrge, umbes 90%. ja lõppkokkuvõttes just lugesin värsket Maksu- ja Tolliameti aastaraamatut, siis lõppkokkuvõttes isegi kui mõni maksumaksja ei maksa kohe vabatahtlikult oma maksusumma ära, siis tegelikult lõpuks ikkagist umbes 99% maksab. et selles mõttes, et ongi lihtne, kiire, efektiivne, digitaalne ja ma arvan, et tulevik on veel rohkem digitaalsem, ütleme nii. just, et täpselt needsamad mõtted. üks küsimus. Siuke teaduslik lähenemine, mul on teaduslikule lähenemisele üks idee olemas. Ülimalt ebapopulaarne. Ma kirjutan siin aegamisi vist
projekti, ma isegi ei tea, kellele ma seda kirjutan, sest ega mul ei ole klienti, ainuke klient, kellele ma seda kirjutan, olen ma ise. Aga ma olen nagu ühiskond ja tudengid arvatavasti ka ei armasta seda ideed. Aga ma testin tegelikult Eesti peal, Eesti andmete põhjal, testin seda võimalikkust, et kui me kaotaksime Eestis ettevõtte tulumaksu ja füüsilise isiku tulumaksu üldse ära ja rahastaksime sisuliselt kogu riiki ainult käibemaksu peal. Et kuidas selline süsteem tegelikult välja näeks. Ehk siis kui ma saaksin midagi nagu teha, see on küll, see on minu enda perspektiivist vaadatud, minu enda elukogemuse pealt vaadatud, suuresti ka minu enda rahakoti pealt vaadatud. Et kui kaotaks järsku tulumaksu ära, mis siis saaks? Ja ma olen tegelikult nagu selle arvutuskäigu ära teinud ka. Sisuliselt tähendaks see seda, et me tõstaksime Eestis käibemaksu kusagil 32%-le. Läbi erinevate mudelite, see on kuni 30–35%, aga 32% on nagu suhteliselt turvaline lähenemine. Ehk siis kui me tõstaksime Eestis käibemaksu 32%-le, nii-öelda seda standardmäära, me saaksime tegelikult sellega füüsilise isiku tulumaksu tegelikult kätte. Ja me saaksime tegelikult ära teedetud selle osa, mis jääb täitmata mis jääks nii-öelda juriidilise isiku tulumaksust jääks ka samamoodi puudu. Ehk siis meil on võimalus riigina, kaotame ära tulumaksu, ärme maksusta rikkaks saamist, maksustame nii-öelda tarbimist. Ja kui te tarbida tahate, siis te maksate juba palju maksu. Miks ei tööta ja miks see nagu halb on? Selle on nagu kohe okei, aga nagu minna poodi maksta täna 32% iga asja pealt juurde, on täna 24%, tegelikult 8% vist ei olegi nii palju. Et kui niipidi hakata mõtlema, et me maksame täna nagu 8% juurde, tegelikult ei ole nagu hullu, aga selle 8% näol me saaksime tegelikult sisuliselt riigile 300–350 miljonit eurot juurde, millega kõiki need ülejäänud kulusid katta. Loomulikult siin on probleem selles, et kõik ei käi ühe sama rahakotiga poes ja sealt tekib tegelikult see probleem juurde, et kellele siis ühiskonnast langeb nende sissetulekust arvestades, langeb siis kõige suurem nii-öelda maksukoormus või näilik maksukoormus. Aga eks seal on ka mul tegelikult variant olemas. Seal on nii-öelda ühiskondlik abikokkuleppe, nii-öelda negatiivne tulumaks. Ehk siis kõik, kes ei teeni piisavalt palju tulu, siis neile makstakse nii-öelda negatiivset tulumaksu. Ehk siis makstakse nagu tulumaks tagasi. Ja mudelisse panin ühe asja veel juurde. Varsti tuleb välja, ma luba. Et ma olen pool aastat kirjutanud, et kunagi see peab välja tulema ka. Aga mudelisse on ka kirjutatud see sisse, et väga rikkad inimesed maksavad tulumaksu. Aga see on siis sissetuleku pealt arvatavasti vist oli 200–250 000 umbes nii. Nii et mul on idee olemas. Mina natuke oponeeriks sulle vastu, et eks me täna pigem vastupidi, kui me maksustame tarbimist hästi kõrged, siis aina kõrgemad sinu nägemuses, näiteks selles nägemuses. Et see koormus tõesti langebki sellele, kelle suurem osa sissetulekust jääbki poodi ja sellisteks kuludeks, mis sa pead tarbima ja sul jääks midagi üle, et siis sinu see protsentuaalne koormus on hästi kõrge, aga võib-olla me maksustame Eestis hoopis rikkust liiga vähe. Ei no see oligi see probleem. No just. Et kui see tegelikult see idee ei pärine üldse minult, see pärineb Lääne-Euroopa maksuteadlased, kes on siis tegelikult majandusteadlased, kes on siis proovinud mudeldada seda. See loomulikult üheski maailma riigis tegelikult toimida ei saa. Et noh, see ei ole väga nagu realistlik. See nagu eeldab olulisel määral seda, et inimesed viivad oluliselt rohkem raha poodi, kui nad täna viivad. Ja võib-olla kui sul nagu tulumaksu näol jääb rohkem raha nagu kätte, et sa viid ka selle kohe poodi, mida sa alates mingist astmest enam ei tee. Et kui sul on mingisugune jõukuse aste olemas, siis sa ei vii enam seda raha poodi. Ja siis sealt tekib see probleem. Ehk siis jah, okei, sa võisid teenida 1 miljon eurot on. Aga sa raiskasid ainult selle 100 000 eurot ära. Järelikult, ja meie ei küsinud sinu käest nagu ühiskondliku panusena ülejäänud 900 000 euro pealt tegelikult mingisugust maksu. Ja loomulikult seal on nagu see aru saada. Aga sellepärast on ka sinna mudelisse sisse kirjutatud rikaste tulumaks. Ehk siis asendame tulumaksu miinustulumaks. Miinustulumaks on ühele osale ühiskonnast, siis on teisele osale ühiskonnast on positiivne tulumaks, eks nad peaksid maksma. Aga võib-olla lähme see täpselt selle sama teemaga, mis me peame hakkama vaikselt ka kokku, otsi, kell on arvutu, et
see läheb täpselt sinna samasse küsimusse, mis ma olen siia ka endale märksõnaks pannud, et kuhu meie tulumaksusüsteem siis on liikumas. Üks on see, mida me mõtleme ja tahame, aga mis me arvame, kuhu me üldse oleme liikumas oma maksusüsteemiga täna. Näiteks aastaks 30 või saate 2030, vabandust, ma olen 1000 aastal tulevikus. nii, mikrofon on minu käes, siis ma alustan. Ja no maksusüsteem, nii nagu ma siin juba mainisin, et siis kindlasti rohkem digitaalsemaks ja veel automaatsemaks, et võib-olla lõppkokkuvõttes ei pea keegi mitte midagi tegema selleks vabatahtlikuks maksulaekumiseks. Kindlasti jääb mingi osa, aga noh, nagu ma ütlesin, et see on väga väike osa neid, kes oma maksukohustusi korrektselt ei täida, neid nagunii jääb mingil määral, on ju. Et see, ma arvan, ei ole väga suur mure, aga pigem jah, et enamus ongi need, kes on ausad ja nii-öelda ei nihverda, on ju, et siis nendel on hea mugav oma need maksukohustused hästi kiirelt ja automaatselt ära täita. Reaalaega ja, et praegu ma tean, et on mingid algatused ja tegelikult päris suured sammud juba selles suunas astutud, aga ma arvan, et varsti see ongi nagu käes, ütleme nii. Mis maksusi puudutab, me vist ei ole veel sellest rääkinud ka nii-öelda, et kas maksustada siis tarbimist, tulu saamist või vara omamist, on ju, et võib-olla, et no nagu me siin nägime, et see mootorsõiduki maks, mis ta tuli siin hiljuti, et ta küttis kirgi, ta algselt tuli, sest teda muudeti, nüüd ta on jäänud, on ju, et noh, ei saa ju välistada, et ka mingeid muid selliseid makse vajadusel tuleb juurde, ütleme nii. Tegelikult ka, mis see International Monetary Fund on eesti keeles, rahvusvaheline valuutafond, et nemad on ka veel ette heitnud Eestile varamaksude vähesust tegelikult. Ega nagu Werner mainiski, et siis meil ongi ju tegelikult, et me maksame, määrad on kõrged, aga me maksame harva ja on vähe neid momente, mille pealt sul maksukohustus tekib, on ju. Et igal pool mujal maailmas on see juba ammu. Ja. Et näeme, kas me liigume sinna. Werner, mis sa arvad, kuhu läheb aastaks 2030 5 lauset? Paneme niidi peale, nagu telesaadetes on. Konventsionaalne ettevõtte tulumaks. Ja mis on? Konventsionaalne ettevõtte tulumaks tähendab siis seda, et me liigume oma tulumaksusüsteemilt tegelikult tagasi sinna, kus me olime enne aastat 2000. Ehk siis me maksame iga aastaselt teenitud kasumi pealt maksu. Lihtne põhjus, raha on vaja ja raha saab rõhkima lihtsalt tegelikult seda niipidi, kui meil on konventsionaalne ettevõtte tulumaks. Me olime peaaegu seal eelmine aasta, kui oli julgeolekumaks, sisuliselt mis see muu julgeolekumaks oli, kui tegelikult tavaline konventsionaalne ettevõtte tulumaks. Eelduse kohaselt Rahandusministeerium tegelikult juba ammu töötab selle nimel, et mingi hetk tegelikult see üleminek teha. Kuna see tegelikult, need seaduseelnõud, kuna see ühiskonna teavitamine, kõik muud asjad nagu tegelikult läbi saavad või hakkavad tegelikult hoopis pihta, et siis seda me veel ei tea. Teine asi, mida ma loodan, et ei tule, on see RTR. See reaalajas andmete esitamine, ma tõsiselt loodan, et seda ei tule. Seda juba aktiivselt testitakse. Vida ei ole tegelikult seaduse tasemel ega direktiivi tasemel jõudnud. Käibemaksus ja tulumaksus nagu juba testivad. Siin on põhimõtteline küsimus. Kas te tahate, et Maksuamet ja riik näeb teie pangakontot või te ei taha? Maksukuulekuse perspektiivis, kui me oleme hästi kuulekad, siis te ei pea nägema. Kui me ei ole kuulekad, siis on vaja näidata. Aitäh. Aga otsade kokku tõmbamiseks ja ma vaatan seda plakatit, mis meil on siia pandud, siin võiks seista sina Iseenese Akadeemia. Siis korra põikame lõpetuseks ka õppimise peale. Mina olin ühel hetkel rahvusvahelise seminaril ja suhteliselt mingi inimesega seal. Ja et kes sa oled ja mis sa teed ja mina ütlesin, et mina olen siis maksunõustaja, maksuekspert, maksuõppejõud Eestist. Wow. Sa peaksid olema väga rikas. Et see on nii spetsiifiline, nagu Werner ütles, et kui see teektor on juba ise 40 lehte, et seal lihtsalt seda know-how peab olema nii palju, siis Eesti täna tõesti, nagu te ka välja tõite, on oluliselt lihtsam see süsteem. Aga siiski
igas maksusüsteemis on lihtsaid asju, mis on meile kõigile kiired, lihtsad, füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamine, aga on ka keerukaid asju. Et miks ikkagi võiks olla maksuvaldkond see valdkond, mida õppida? Miks sina, Liia, seda õppisid kunagi Sisekaitseakadeemias ja miks sa täna soovitad seda õppida? Kui mina õppisin, esiteks oli väga ammu, aga mulle tegelikult väga meeldis see õppekava, et mulle meeldis see, et lisaks päris sügavatele maksualastele teadmistele, et mis on need otsesed maksud, kaudsed maksud, kohalikud maksud, riiklikud maksud, sai päris palju infot ka majandusest, finantsanalüüsist, õigusest, tsiviilõigus, avalik õigus, kõik nagu on ju, et selles mõttes, et see õppekava on, ütleme nii mitmekülgne, nii mitmekesine, et sa selle pealt, kui sa tahad pärast näiteks magistrikraadi omandada, sa selle pealt saad minna majandusteaduskonda, õigusteaduskonda, et sul on hästi universaalsed sellised baasteadmised, kuidas riik toimib, mida maksudest saab, miks on neid makse vaja, miks on tolli vaja, tollist me pole täna veel rääkinud sellest peaks nagu eraldi vestlusõhtu tegema. Ja, aga tolli on ka, tegelikult ütlen, et tolli on vaja ka selleks, et tagada ühiskonnakaitse ja see, et meie riiki ei saabu mingit ohtlikku ega sihukest halba kaupa, ütleme nii, on ju, et põhimõtteliselt sa saad nii mitmekülgsed teadmised ja nad on nii universaalsed, sa võid minna avalikku sektorisse tööle, näiteks nagu mina olen üle poole oma elust veetnud Maksu- ja Tolliametis, on ju, ja sa võid minna erasektorisse, sa võid ise tegeleda ettevõtlusega, sellepärast et me õpetame ka seda, et põhimõtteliselt sa saad kõik eluks vajalikud teadmised, edukaks eluks vajalikud teadmised, et mina igastahes julgustan huvi tundma, julgustan uurima selle kohta, et mina arvan, et meie õpingud on väga, väga head, väga huvitavad ja praktilised ka, see on hea tähelepanek. Aga Venner, miks peaks tudeng tulema sinu klassiruumi õppima maksundust? Mina olen õppinud maksuõigust ja makse 9 EAP-st. Ei ole kunagi Sisekaitseakadeemias käinud. Ja nüüd mul on nagu see hea võrdlusbaas, ma lõpetasin kusagil natuke rohkem kui 10 aastat tagasi lõpetasin ülikooli, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja meie õppisime kokku makse 9 EAP-st. Nüüd täna ma olen koolis, kus need õpilased õpivad 180 EAP-s peaaegu makse. Ja mida ma nagu olen tähele pannud? Ma olen tähele pannud seda, et enne Sisekaitseakadeemiasse nagu õpetama tulemist olen ka natukene makse õpetanud mujal ülikoolid. Ja mida ma olen tähele pannud? Meil on Eestis hästi suur põud. Meil on hästi suur põud tegelikult maksunõustajatest. Inimestest, kes ütleme, et erasektoris tegelikult tahaks tegeleda maksudega. Jätame raamatupidajad välja. Raamatupidajad on natukene nagu teine lugu, nad peavad tegelema. Me otsime nagu tegelikult vabatahtlik inimesi, kes tahavad tegeleda. Ja vabatahtlik inimesi, kui me korraldame näiteks iga aasta Soreni advokaadi büroos, korraldame praktika suve. Igasse teisse tiimi valdkonda on järjekord ukse taga. Pakkuge palju mul see aasta tuli kandidaate. Said suvi, saad raha, vist peaaegu Eesti keskmine palk või midagi sellist me maksame oma praktikantidele. Pakkuge mitu inimest mulle praktikale kandideeris. 2. Mul oli 2 kohta. Mul oli 2 inimest. Ja nendel inimestel oli võimalik valida. Mul oli võimalus valida. Nendel inimestel oli kõigil võimalik ka tegelikult sellist asja teha, et need olid esimene või teine valik. Maksud ei olnud kellegi esimene valik. Ehk siis me saime need, kes nagu mujal ei tahtnud minna või mujal oli lihtsalt niivõrd suur konkurents, et nad tulid meile. Ja nüüd, kui keegi arvab, et see oli minu pärast, siis mina nendega ei suhelnud, nad ei teadnud mind. Mul oli maksupartner, natukene teine inimene, kes tegelikult neid nagu tööle võtab ja kes neid tegelikult ka neile esines.
ja sealt me nagu nägime seda, et tegelikult huvi maksude vastu on ülimalt madal. ja kui ma vaatan tegelikult nagu vastupidi, et kui ma vaatan enda tudengeid ja nende nagu sära silmis, kuidas nad tahavad makse õppida, siis ma olen nagu hästi suures nagu dilemma ees. ma tahaks neile kõigile öelda, ärge minge maksuametisse, tulge erasektorisse, sest meil on erasektoris vaja inimesi ja noh, sellel on tegelikult lahendus olemas ja see lahendus on tegelikult meil avatud õpe. avatud õppes mul vist on kõikide kursuste peale, mida mina avatud õpet õpetan, on vist 3 või 4 erinevat inimest, kes tegelikult maksuametis töötavad. kõik ülejäänud on meile tööle või noh, tulnud kooli õppima selleks, et enda nii-öelda valitud valdkonnas, kas nad on siis raamatupidajad, kas nad on siis mingisugused muud nõustajad, nad tulevad tegelikult õppima, kuidas aru saada maksudest, kuidas maksusüsteem töötab. ja noh, oleme ausad, siis me nagu tahaks jubedalt öelda, et neil on hullult palju variante. me oleme ainukene alternatiiv ja rohkem neil variante ei olegi. Eestis ainukene ülikool, kes pakub kõrghariduse baasil maksude õpetamist, ongi Sisekaitseakadeemia. teised ülikoolid võivad rääkida, et nad tegelevad maksudega, jah, ühe aine raames, 1 kord semestris, ühele kindlale kursusele. me tegeleme kõigega 3 või 4 aastat. täiendan korra. natuke parandan Wernerit, et mitte avatud õpe, meil on see osakoormusõpe, mis sobibki väga hästi nendele inimestele, kes juba näiteks käivad tööl, pere kõrvalt tahavad osakoormusega õppida. õpingud toimuvad üldiselt niimoodi iga 2 nädala tagant 2 päeva nädalas minu teada. ja siis osakoormusõpe on natuke ka pikem meil ta nagu, kui see tavaline päevaõpe on meil 3-aastane, siis osakoormusõpe on 4-aastane. et seda on hea teada, et see koormus jaotub siis natuke vaiksemalt ja tasakaalukamalt, et oma töö ja pere kõrvalt on hea õppida ja meil on päris palju selliseid õppureid. ja tõesti, nad kõik ei tööta Maksu- ja Tolliametis, need, kes osakoormus on, ehk siis me ei õpeta ainult Maksu- ja Tolliameti ametnikke, kuigi see on nagu põhiline, aga me õpetame ka mujale, lihtsalt see, et inimesed saaks ülevaate, et milleks makse maksta nii-öelda ja mis maksud endast kujutavad. et tegelikult tõesti 2 suunda, üks on selline ametniku koolitus, aga väga oluline on see osakoormusõppe suund, kus koonduvad inimesed, kes on tegelikult tulevikus ise ettevõtjad, et saada aru oma ärist, oma maksukoormusest, on tõesti seal raamatupidajaid, finantsjuhi sellist suunda tõesti, kes lihtsalt harivad ennast laiapõhjaliselt maksueksperdiks ja miks mina tahaks öelda, miks maksumus on väga tore asi, mida õppida. sa saad sektorit vahetada. see on kõikides sektorites. Lähed meditsiini, lähed IT-sse, lähed kuhu iganes, see on kõikides valdkondades ja sul on selles mõttes tööpõld lai ees, kui siis, kui sa ühest valdkonnast ära käsid. et selles mõttes ka siuke universaalne minu hinnangul. kui sa just ei lähe maksunõustajaks, siis sa oled automaatselt kõikides sektorites korraga koos. aga kas meil on äkki saalist veel mõni küsimus tekkinud? Eks ja ma olen arvutuse ka teinud, et lõppkokkuvõttes AI on täna nii hea abimees, et erinevaid keelemudeleid kasutades on võimalik tegelikult igasuguseid arvutuskäike teha. ja kui enamik inimesed võib-olla lasevad endale mingeid pilte teha, siis mina lasen rumalaid arvutuskäike teha. ja vaatan neid graafikuid ja proovin nendest graafikutest aru saada. jah, ma olen ka kunagi Exceli baasil selle arvutusele teinud, rohkem ei soovita seda kunagi teha. aga see on see 80-20 reegel. Enam või ütleme 80% või tegelikult käibemaksu valdkonnas ma tahaks öelda rohkem. Ma tahaks öelda, et üle 90% tegelikult käibemaksust maksavad ära suurettevõtted ja keskmise suurusega ettevõtted. Need väikeettevõtted, kes tegelikult tegelevad siin tarbijate müügiga, nende käive on nii väike, kui me vaatame nagu kogu pilti, et sisuliselt see käibemaks, mis sealt pealt laekub. Kujutate ette, kui palju maksab Coop Eestis, Selver Eestis, Rimi Eestis tegelikult käibemaksu.
tarbijad on loomulikult on selle nagu käibemaksu kokku kogunud. aga kui palju nemad maksavad versus kui palju maksavad väikepoodnikud Eestis tegelikult käibemaksu, see on olematu. sul võib olla tuhandeid väikepoodnikke, nad ei suuda kunagi Rimiga konkureerida. Rimi jääb alati Eesti suuruseks nagu suureks maksumaksjaks. no see tegelikult nagu näitab seda, et kas meil on vaja neid väikeettevõtjaid tegelikult nagu koormata või väikeettevõtlus vorme koormata tegelikult täiendavalt käibemaksuga. ma arvan, et ei ole. ja noh, ütleme, et käibemaks kellelegi kindlasti see ei meeldi, aga käibemaks kinnisvara valdkonnas on ka selline. pane pinga, ma just ostsin endale korteri ja siis ma nägin, kui palju ma käibemaksu pidin maksma. tuli ahastus peale. ära osta uut siis. ma saan aru, et Repule meeldib ebapopulaarseid arvamusi omada. see on sinu nišš. aga ma lihtsalt mõtlen, et selle käibemaksu teema ma täpsustan korra seda ka, et kui selle liit on kõrgem, et me rääkisime, et üks teema on tegelikult see, et ettevõtte kulul elamine. et jah, et sa paned oma isiklikud kulud sinna, aga kui sa oled veel käibemaksu kohustusena selle juures, kus sa oled väike, siis sa oled sisendkäibemaksu ka maha. et me ei räägi ainult sellest, ütleme, noh, et sa peaksid tegelikult seda tegema tööjõumaksuga maksustatud tulust, saad lihtsalt käibemaksu ka riigilt tagasi, et noh, et tihtipeale see on ju ka sellistes väikestes sihukestes ühe mehe bändide teema tegelikult, noh laiemalt ka, aga seal. aga jah, täpselt, et ega nagu see, et sul on see, et see piirmäär on kõrge, see piirmäär tähendab ka vastupidiselt seda, et sa ei saa ka käibemaksu tagasi. ehk siis me nagu ühelt poolt nagu me sööme turult välja need nii-öelda väikeettevõtjad, kes peaksid käibemaksu maksma. aga me sööme tegelikult turult välja ka kõik need nagu ettevõtjad, kes arvavad võib-olla sisendkäibemaksu kuritarvitavad. ja seal see 100 000 euro piir töötab juba hästi. et noh, paraku meil ütleme, et see infide põhjal nende tuhandete eurode kaupa, et noh, jah, me nagu näeme neid arveid on ju, riik näeb neid arveid. aga noh, tegelikult see sisendkäibemaksu maarvamise probleem, see on nagu reaalne probleem. ja no ainuke viis tegelikult selle nagu hästi lollikindel viis, vabandust, mitte lihtne viis. aga lollikindel viis selle nagu kuritarvituse vastu võitlemisel ongi see, et tõstame piirmäära kõrgeks. ja kui piirmäär on kõrge, sest noh, ütleme, et keskmise suurusega ettevõte, kes teeb vähemalt nagu 100 või 200 või 300 000 eurot teeb käivet ära, need teevad väikeettevõtjad on ju või mikroettevõtjad, kes teevad tegelikult selle nagu käibe piirmäära ära. Nende nagu suhtumine sisendkäibemaksu, nende suhtumine käibemaksu tasumisse versus nende ettevõtete poolt, kes teevad siin 50-60 000 eurot aastas käivet, see suhtumine ka juba hoopis midagi muud. põnevad mõtted on lõpetuseks spetsiifilisest käibemaksumaailmast. aga ma arvan, et sellega me võime ka otsad kokku tõmbata, et maksudest ma arvan, et me võiksime rääkida siin tunde ja tunde keerulisemalt ja lihtsamalt, aga väike sihuke ülevaade, et miks me siis neid makse maksame, mis on need teemad, mis on aktuaalsed, miks võiks makse osata ja õppida, on siukse suure kiire ringiga nagu üle käidud. ja ma väga tänan kaasamõtlejatele, head kolleegid. aitäh. aitäh. ja tänan inimestele, kes on tulnud meid kuulama ja keda maksud natukene kuskilt nurga alt järelikult huvitavad. suur aitäh.